Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Mis võiks olla parim lahendus, et liikuda vestluse protsessis edasi ja siis samas saada teada, kui huvitatud tegelikult on see inimene, kellele sa oma võimalusest räägid, kui huvitatud tegelikult on. Ehk üks parimaid võimalusi, mida ma sulle täna räägin, on esitada üks lihtne küsimus. Peale seda, kui sa oled teinud siis oma esitluse, andnud talle videot vaadata, audiot kuulata või mis on siis need tegevused sinu organisatsioonis, küsi inimese käest skaalal 1–10, kui huvitatud sa oled sellest võimalusest. 1 tähendab, et ta ei ole absoluutselt huvitatud ja 10 tähendab seda, et ta on nüüd valmis alustama ja ta tahaks nagu kohe selle ärivõimalusega algust teha. Ehk tüüpiliselt vastatakse sulle 5, 6, sulle 7. Mis iganes see ka ei oleks, tähtis on see, et sa küsid selle küsimuse ja siis ootad vastust. Kui huvitatud sa oled skaalal 1–10 sellest ärivõimalusest, millest ma sulle just rääkisin. Ehk siis vahet ei ole, mis see number on, aga kui see on 1, siis täna teda ütled tänud, väga vahva oli kohtuda ja liigu edasi. See inimene ei ole sinu aega väärt ja ka tema ei ole sellest huvitatud. Kui see number on 2, 3 või suurem, siis küsi ta käest, et mida ma saaks teha või millistele küsimustele vastata, mis aitaks sind lähemale siis 10. Ehk et kas selleks on vajalik, et sa saaksid rohkem toota infot, kas selle on sul vaja äkki mingisugust infot meie ettevõtte kohta, võib-olla kuidas me meeskonda ehitame, meie koolituse kohta rohkem teada saada, võib-olla sa tahad rääkida minu ülaliiniga, küsida tema käest mõne küsimuse. Ehk siis jutu sees uuri, mis on see, mis aitaks tal paremini seda otsust teha, mis infot ta veel vaja. Võib-olla ta kodus oma teise poolega rääkima, võib-olla sõpradelt nõu küsima. Mis iganes see on, küsi, mis on see info ja proovi siis läbi vestluse anda tema küsimustele vastuse. Kui sa oled saanud oma vastuse, siis lepi kokku järgmine kohtumine, anna neile rohkem infot, sõlmi kohe leping, kui tema vastuseks on näiteks 10. Ja see väike lihtne protsess aitab sul tegelikult edasi liikuda, mis iganes on siis see tegevus sinu organisatsioonis peale seda, kui sa oled teada saanud selle tema vastuse. Aga tähtis on see, et sa kasutad seda tegevust iga päev siis oma praktikas. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!